1. novembril koguneb üks seltskond endisi pikajuukselise Paide tolleaegse kutsekooli juurde, et meenutada seda, mis toimus täpselt 50 aastat tagasi 1. novembril. Väga vähe räägitud ja üsna dramaatiline sündmus ja Mart Mikson, sina olid üks see, kes osa võttis ja süüdi olid need juuksed, mis olid sul tollal sama pikad kui praegu. Kas ainult juuksed, aga see oli nii huumoriga. Mulle eelmine aastal keegi ütles, et võiks ka nüüd kasvatada, kuna 50 aastat möödas. Ma võtsin muidugi sõnasabast kinni, ega peale minu teised muidugi ei ole. Aga mis seal juhtus siis tookord? Juhtus niimoodi, et kool maksis meile 10 rubla. Kuna ühiselamus oli meil, siis võeti ühiselamu tasu maha, kuskil 70 kopikat siis. Aga koolis oli ka sõjaväeline õpetus. Ja pandi meile rivitrilli tegema ja siuksed ja nii, et meie geograaf õpetus sai majori auast me lausa sealt ja pandi kõndima tänava poole, Tallinna tänava, linnarahvas muidugi kõike seda nägi, eks ole. Siis olid need 60-ndad, hakkasid juba see IPi mõju hakkas ka ühiselamusse tulema ja hakkas juba juuksed pikemad ja kellegi oli kiremad riided natuke juba ja aga siis jah, kuna see sõjaväe kasvatus oli koolitusel, siis pidid meil kuklad paljad olema. Ja siis käidi klassist klassi, vanem meister oli, kellel siis rahatädi oli kaasas ja siis kontrollis kõik kuklad üle. Kellel ikkagi kuklad palju ei olnud, see raha ei saanud. Mina ka muidugi ei saanud ja tuli nüüd suurem nagu ei saanud, eks ole, suurem nagu ei saanud. Ja siis sellega asi lõppes ja sel korral. Ja siis mingi päev, natuke hiljem veel, et keegi see korraldatud, seal raamatus on muidugi kirjas, kuidas see asi toimus, et keegi selle mõtte peale tuli, et võiks siis mingi protesti avaldada. Selleks oli väga hea koht, et 4-kordne ühiselamu. Lammekatus ja ülemine korrus on seal raudtrepp, nagu redelkodas seal nõukaega majad on, ja see luuk. Et siis tähendab eelnev oli see, et me ükskord kooli ei läinud, katusel ei läinud, me kooli ei läinud, olin müüselamas ja siis meistrid tulid muidugi, kupatasid, ikka kooli ja tundidesse ja siis see asi tol päeval jäi niimoodi. Aga siis keegi seal, kes organisaatorist leppisid kokku teise päeva, see oligi 1. november, et siis katusele minna ja kell 5 hommiku siis komandant pandi muidugi oma tuppa sinna kinni, komandant ise andis selle suure mingi Pandi luku taha või? Tähendab, seal välisuks ja sisemine uks käivad vastastikku ja see oli ühiselamu korraldada laud oli, laud tõsteti kahe ukse vahel ilusti ja komandant välja ei saanud ja ise hakkas siis kella andma ja äratlasti teise kõik ühiselamu rahva üles muidugi. Siis vaikselt siin koogusime ja tibas, õnneks ei sadanud, aga tibas kergelt niimoodi, et niisutav ilm oli. Aga õnneks väga hull öelda, meil traktorist paikad ja niisugused soemad riided olid olemas, et sai ilusti ja siis üks organisaaatoritest, temal oli tapeedi peale kirjutatud siis need nõudmised. Minu mälest möödas oli jah, kuskil 12 nõudmist. Kõike nüüd muidugi täpselt ei mäleta, omal asja kirja pandud, sealt on neid ette luges ja tore oli vaadata, kuidas siis õpetajad siis seal koolimaal selle räästal seal, me rivistusime katuse varju all olid sealt üle, oli tore vaadata, et neid õpetati siis. Aga kas see õppelane vaadata, see heitu keegi tuli seal läbi rääkida pidama, et alla tulla, aga muidugi alla ei tulnud ja loeti ma nõudmist ette ja saadeti alla. Muidugi üks põhjusel jah, hakkas sellest juustest pihtel ja siis seal oli muid ka, et ühiselamus, mina olen ühiselamu poiss, et palli mängimis olid, all olid tussiruumid, sinna enam kasutada ei saanud. Siis olid meil sellised huvitatud karistused, hipodroom oli kooli keskuse 4-kandiline ala ja siis rivimarssime pandi sinna ikka linna tänava poole, jooksma ka pandi tänava poole ja linnarahvas ikka näed. Aga kes tunnis on neile ka tore vaadata, kuidas oma koolipoisid seal jooksevad nii enamus on teised. Tunni aeg muidugi pandi kükitama, kätekevarasid tegema, aga siuksed asjad olid ja siis siis kutsuti, et kell 12 oli päeval, tulid sealt kuskil haridusministeeriumist kohale esindajad ja kutsuti meil uude aulasse. Enne seda oli ka veel, et väiksema 2-kordse ühiselamu poisid, kes ei jõudnud,
need ronisidki selle aula katuse peale. Aga no meistrid tulid muidugi sinna, hakkasid neid alla kupatama sealt ja siis kell 12 tuli minu jah, et siis olid aulas ilusti ja siis tuli haridusministeeriumi esindaja läbirääkimistega ja siis ta ütles niisuguse lause, ma väga hästi meeldis, 100% on kõik nõudmised täidetavad. Nii, ja niimoodi siis talvel see lõppes, läksime tundi, muidugi õpetajad tegid pilte mees niisugusest pärast seda sündmust ja aga noh, tagajärgedega kuidas see oli siis meil see direktori asetäitja, õppekaaslaste alal oli Jaan Rauk, hilisem esimene linnapea. Esimene Paide linnapea, jah. Linna pärast seda. Tema andis ka meil joonestamistundi, aga temal olid eledad pikad juuksed olid. Temal olid pikad juuksed olemas. Et see oli kõige väga huvitav. Aga noh, tore mees oli ja hästi viisakalt rääkis, aga need, mis ta siin ka lubas, aga noh, nad ikkagi ei kippunud nagu täide minema. Noh, muidu oli tore mees oli, see vastu ei. Et see lasti siis lasti lahti. Noh, ma mäletan, meie grupist oli ka üks poiss, kes oli 18, see kadus muidugi ära, kuuldavasti kas siis võeti kroon ära juba, siis need ikka mõned läksid sealt koolist kadusid ära, aga no ma nii detailselt täpselt ei mäleta. See oli tol ajal levinud selline karistamine noorte poiste suhtes, et vangi ei saanud päris panna, siis saadeti väljaspool järjekorda Vene sõjaväkke, mis oli natukene või mitu korda hullem kui Eesti vangla ilmselt praegu. Mina nii kuulsin jah, et niimoodi juhtus, aga et täpselt jah, aga noh, meie grupis meie toakaaslane üks organisaatoritest ka muidu oli jah. Sinul endal läks kõik hästi? Jah, minul läks jah, mind julgeolesse oli kutsutud. Ma ei olnud see päris ma ei olnud see juht või see organisaator, aga see oli õige ja midagi. Millal see endale jälle pikad juuksed see kasutada? See oli aasta tagasi, kuskil eelmine aasta, kui ma näitasin pilti. Aga vahepeal ei kandnud pikki juuksed? Ei, vahepeal ei olnud pikki juuksed. Ega perekonnas ka nii väga seda hästi ei vaadata, vaadates meil maa. Aga keegi naljaga nägi mu pilt ja ütles naljaga, et sa võikski kasvatada. 50. aastapäeva puhul? Jah, just täpselt, et kuna Lees nägi mu pilti seal pikkade juustega ja alt laiad olid, kui Kaarel Aloa tegi selle artikli 30 aastat hiljem. Siis ma huumoriga võtsin sabast kinni ja miks mitte. Kui palju neid 1. novembril selle intervjuu suhtes siis homsel päeval on lubanud tulla neid tolleaegse protestijaid sinna kohale? Meil on ka meie grupp, nagu on see pool gruppi kuskil 5-16, eks ole, 5-16, nagu eelmine kordki, majad nagu ei tea, kes, mina Facebooki ei ole, ma nagu korraldus nagu ei ole, aga on nii palju, ma praegu tean, ja töötajatest on järgi kas 5 või 6 tükki, kes nagu peaksid veel tulema. Aga kurb on jah, et seda ühisolat pole, katust enam pole, kus saaks seda tähistada niimoodi. Koht on alles ja tore mälestus, kuidas juleti tolleaegse režiimi seisukohast ikka väga julgelt võimule vastu astuda? Ausalt öeldes nagu ütleme niimoodi, et ta ei olnud režiimi vastu, nagu püütakse väljendada. See oli kooli juhtkonna selle käitumise vastu, et see aga režiimi vastu see ei olnud. Mitte Nõukogude Liidu vastu? Ja, seda ei olnud seda. Aga just, et see üritus iseendast andis niisugune kaja nagu ja siis nagu ajakirjanik tollal Karl Siimal tunnistas, et andis Ameerika hääled, aga see Ameerika hääles, mis see kajastus ei olnud nii, nagu meile räägiti. Tol korral me ei kuulanud, iga õhtu samast kuulasime, pärast õhtus oli ka Ameerika häält, volikadud oli, aga me kuulasime seda pidevalt. See tol päeval ma ei kuulnud, aga oleks nagu Eesti lapsed nõudsid leiba. Seda muidugi ei olnud, sest toiduga probleemi ei olnud selles. Aga Ameerika häälest asi käis läbi? Ja Ameerika häälest käis läbi ja muidugi Moskva esindajad muidugi tulid kohale ja siin ikka jah. Et aga päris details on juba seda tagajärgi, niimoodi ma kõike ei mäleta, aga paljud meistrid ja minu grupi kaasnud toakaast käisid julgeolekus muidugi pinnimise all. Vägev asja tegite, vahva asja tegite. Aga ta ei olnud režiimi vastu seal, aga juba tulid sellised liikunud pikemad juuksed ja alt laienevad ja hakkas vaikselt, aga just, et see. Aitäh, Mart, ja toredat kohtumist siis vanade kamraadidega.